Sel korral on siis Fine Visualis E30. See auto on originaalis aastast 1986. Tal peaks olema siin kapoti all siis nii-öelda 324 TD mootor ehk siis circa 85 kilovatti. Ma räägin siis auto juures lähemalt, kui nii-öelda sisse süvitsi sukelduma sellesse maailma siin sellel autol, mis tal seal tegelikult on, sest et see auto ei ole standard. Ma arvan, et suur osa vaatajatest tegelikult teab seda autot juba enam-vähem, sest et ma julgelt võin väita, et see on üks kõige populaarsem E30 Eestis. Nagu näha, ta ei ole standard, mitte mingil määral. Ei ole standard see nii-öelda veermika osa, ei ole standard see värv, ei ole standard see käigukast, ei ole standard see mootor. Absoluutselt kõik on teistmoodi. Ehk siis, kui keegi ütleb, et nagu tal on projekti auto, siis see on projekti auto. See projekt on aega võtnud 14 aastat ja selle auto justkui projekti elu jätkub veel, sest et see ei ole ta viimane vorm. Tal tuleb siin veel huvitavaid muudatusi. Ma arvan, et ma praegu pikemalt rohkem sellest ei räägi. Vaatame täpsemalt, mis tal on kapoti all, mis tal on salongis ja räägime natukene lähemalt siis kogu sellest ehitusest siiamaani. Nii, enne kui video jätkub, siis ära unusta brightrings.com /Fine või lihtsalt sooduskood Fine või siis vajuta QR-koodi, mis siin üleval on. See on Blood Orange. Läheb hästi kokku selle autoga. Nii, sama kiire reklaam tuleb kui see auto. Ja tegelikult sellel Bright'il, mis on eriline, on see, et on üleni looduslik, naturaalne, mitte mingil lisatud keemiat ei ole, lisatud suhkrut pole, energia tuleb sujuvalt, läheb sujuvalt, mitte nagu, tegelikult osasid nagu see auto, ta läheb sujuvalt kiireks ja sujuvalt rahulikult aeglasest tagasi. Et kindlasti proovi ka, ilmad on ilusad, ma arvan, et sa väärid natuke Brighti. Jätkame videoga. Nagu juba öeldud sissejuhatuses, siis isegi salong sellel autol ei ole standard. Auto omanik Tarvo on omanud seda autot aastast 2012. Esimesel aastal juba sai osa salongist siis ümber tehtud. Näiteks istmetel on, nagu näha, need ei ole standardistmed ja samuti on siin sees ka kogu porol on ära vahetatud ja natukene keevitatud neid, et oleks ilusti tugevad jälle. Lisaks on näha, et siin tegelikult see käigukang ei ole kindlasti selle generatsiooni oma. Ja kui nüüd vaadata siis selle auto nagu 3 pedaali, see siis natukene vihjab, mis siin selle käigukastiga tehtud on. Ehk siis tal on pandud F11 generatsiooni 535 diisel 8 HP käigukast siia. Ja sellega saab igasugu pulli teha. Transbreakid, tegelikult on autol olemas ka hüdrokäsipiduri valmidus ja siis siduriga samamoodi tegelikult saab seda ikkagi veel kasutada. Lisaks on siis ehitatud ümber ka kogu helisüsteem, ehk siis kõik kõlarikohad, mis autos on nii optimaalselt ära kasutatud, kui vähegi saab. Kogu auto on laiali lammutatud, igal pool on pigimatt, kõik need piilerid on seda müra summutavat vahtu täis lastud. Samuti kogu lagi on ümber tehtud. Ka see on siuke mõnus, siuke must tekstiil. Ka tegelikult põrand on täiesti ümber tehtud. Originaalis ei olnud sellel autol olemas musta põrandat. Ja jällegi natukene, mis tunnistab seda, kui detailidele orienteeritud autoomanik on, siis ta käis eraldi vaatamas neid põranda materjale, võttis kaasa reaalselt ütleme siis karvu ja liiva. Pani peale, vaatas, kui kerge neid puhastada on. Ja seesama Mercedes põrandavaip jäi siis võitjaks, sest et seda on kõige kergem puhastada. Ehk siis, nagu aru saan saada, siis selle autoomanik ei ole lihtsalt siuke, et mulle meeldib punane värv ja mulle meeldib, kui auto on madal. Ei, siin on kõik läbi mõeldud. Isegi see ekraan istub siia just, kui ta oleks tehasest. Siin on olemas kõik Apple CarPlay'd, eraldi on ühendatud Mac ja ekraan ja samuti ka see heli, mis auto sees teeb, ei ole lihtsalt supakas pagassi visatud, vaid heli on puhas ja samal ajal sa saad seda passi siit samast katte alt reguleerida, natukene timmida, nii kuidas sulle vaja on. Ja lisaks siin on igasugu muud huvitavad lülitid ja ekraanid, mis näitavad näiteks siis, mis käik sul autol hetkel on, milline on käigukasti helitemperatuur ja siis erinevad mode'id, mida sa siit veel käigukasti reguleerida saad. Aga mis mulle endale kõige rohkem meeldib, on see, et rool on standard. Ta on küll MTEC rool, ehk siis see rool ise tänapäeval maksab circa 700 €. Ja mulle meeldib, et originaalnäidikud on olemas. Siia ei ole pandud digitaalsed näidikute blokki. Ja kilometraaž, mis sellel autol ees on 438 000 kilomeetrit. Jah,
see ei ole küll selle mootoriga, sest neid mootoreid on siin kokku olnud 3 ja võib-olla see ei ole ka viimane. Ja käigukaste on siin olnud minu arust 2. Et jah, see auto on väga palju elu näinud ja ma arvan, et ta näeb väga palju veel. Vaatame, kuidas tagaruumiga on. No ja tegelikult ka tagaruumi on, ses suhtes mingi nurgalt vaadates see auto tundub üsna suur, eriti kui ta praegu madalal on, aga samas see auto ei ole just kõige suurem auto. Ja noh, ees tegelikult iste jällegi minu istumispositsioonis, ma olen 1,82 m pikk. Kui ma nüüd istun ilusti selle istme keskel, siis esimene iste on minu suunas, nagu minu vaatepunktist vasakul pool veits, mis on natuke huvitav. Ehk siis nagu need kohad, mis on põlvede jaoks, et neid kasutada peaks istuma natukene nagu nurgaga, aga ma arvan, et see võib olla ka sellepärast, et see tagumine iste on tehtud justkui siis 2 laia istme peale. Mitte, et justkui sul on siin väike pukk, siis keskel väike pukk ja siin väike pukk. Ja noh, siin on eraldi tegelikult 3 turva seda klambrit, aga tegelikult ju turvaveid on siin ainult 2. Üks on siin ja noh, teine on siis mul. Ees on elektrilised aknad, taga on vanakael. Taga on vändaga aknad. Ma arvan, et paljud vaatajad isegi võib-olla ei ole näinud vändaga akneid. Aga võt, see on siuke mõnus retro. Ja samas ka see uks ise, see nii-öelda uksekaart, ei tundu nagu väga suur. Aga samas ta nagu jällegi, ütleme, ta on piisavalt suur, see nii-öelda ava, et sisse istuda. Ja samas ka siuke pisikene nunnu nii-öelda käepide, kus kinni tõmmata on siin. Aga istmed ise on hästi mugavad. Ma arvan, et see ongi ka just sellest tingituna, et need istmed on tehtud siis tagant 2-kohaliseks. Eriti mingeid, ütleme siis väga hulle mugavusi siin taga ei ole. Ja tegelikult ausalt öeldes ei ootaks ka neid. Aga siin taga on omanik meile jätnud väikse sükse pildialbumi. See on nagu vaata perefotod. Aga perefotode asemel on siin selle auto elu. Ehk siis, ja noh, seda on lehitsetud juba niimoodi, et juba laguneb ära. Ehk siis siin on näiteks eraldi olemas pilt sellest hetkest, milline see auto oli originaalis ja milline ta on praegu. Et noh, see kontrast on väga ropp ja see natukene näitab, kui palju tegelikult aega, armastust ja noh, raha see autos on pandud. Ma videosse praegu igaks üks ütle, kui suur see summa on olnud. Ma igaks üks küsin omanikult üle, kui ma tohin seda avalikustada, siis see on nüüd siin all kirjas. Aga jah. Ütleme, ma arvan, et selle rahaga praegu saaks kasutada autoda turult ilusti M3 osta endale. Aga jällegi, see ei ole selle auto point. Selle auto point ongi see, et siia on 14 aastat aega, raha, verd, higi, pisaraid, erinevaid katsetusi lihtsalt investeeritud ja see on otseses mõttes investeeritud. Ja lõpuks ongi praeguse hetke tulemus see sama auto, milles me istume, mis on omaette vapustav tegelikult, sest et see auto kõik need helid, kogu see jõud ja kogu see minek, mis tal on, see ei ole loogiline, sest et noh, hiljem sõidu ajal räägin ka lähemalt, aga lihtsalt kogu see setup, mis tal on, absoluutselt iga nii-öelda füüsikaseadus peaks tähendama seda, et see auto põletab rämedalt rehvi kogu aeg ja ma ei tea, kogu aeg on seda väga-väga keeruline juhtida, aga sellega saab täiesti vabalt sõita igapäevaselt. Ja mis kõige parem on, selle mootoriga maanteel omanik ütles, et saab circa 5,2 liitrit sajal. Kas on nagu veel paremat kombot olemas? Aga lähen vaatame, kus see sõidab. Enne kui sõitma läheme, vaatame, mis selle kapoti all peidus on, sest nagu öeldud, ei ole päris 524 TD. Ja noh, kes selle generatsiooni autosid teavad, siis see kapott käib ka väga lahedat moodi lahti. Praegu on ta siuke nunnu, siuksed ümmargused armsad tulekesed. Ja vot nüüd on ta megakuri. Nagu see on üks kõige lemmikum nurk mul selle auto juures. Aga kaldume teemast kõrvale. Siin, tegelikult enne kui kapoti alla läheme, siin on tegelikult näha ka siis originaal MTEK stanged, MTEK 2 peaks olema ees, taga ja küljel, mis on üliharuldased praegu. Ja juba need stanged üksi maksab mitmeid tuhandeid eurosid. Aga kapoti all on siis tegelikult juba 3. mootor. Siin on jah natukene vaeva nähtud, katsetatud. Siin on siis praegusel hetkel M57 N2 mootor, ehk siis ta on 2 turboga ja sellel on siis välja vahetatud need turbod. Tal on hübriidturbod. Autol on circa 350 kilovatti ja 900 newtonmeetrit väänet. Ja kogu see jõud läheb ilusti tagarattasse. See on siis jah üks osa sellest, kus ma tahan öelda, et
see auto natukene nagu nii-öelda ignoreerib füüsikaseaduseid, sest see auto on ülisõidetav ka niisama. Okei, kui sa paned ta manuaali peale natuke rohkem anna gaasi, jah, mingi käiguvahetusega sa kuuled, õrnalt rehv käib all ringi. Aga kui sul on ainult tagarattas 900 Newtonit, siis võiks eeldada, et kogu aeg ainult rehv suitseb, aga ei ole nii. See on nii hästi kokku pandud kogu see asi. Ja noh, see 8 HP käigukast, see lihtsalt teeb maagiat. Ja tänu sellele tegelikult ka see jõud ilusti maha läheb. Noh, muidugi taga on LSD differ ka. Et jah, siin autos ei ole mitte midagi originaali. Peale siis ongi kerepaneelide suuresti. Ja noh, isegi tegelikult see stratbar, kõik kapoti alune, kõik on üle värvitud. Sellel autol on ka teine värvikiht. Tal on 3 käigukasti, 3 mootorit, 2 käigukasti ja 2 värvi olnud. Eelmine värv oli natukene siuke rohkem kirsikas. See on siis tegelikult Mazda värv, aga see on ka natukene erilisem, et 3 kihi asemel on 4 kihti, sest 3 ei ole piisav. Aga jah, ma arvan, nüüd võib küll vaadata, kuidas asi sõidab. See E30, kuidas ta sõidab. Noh, kuna autol on nõhkvedrustus, siis tegelikult ütleme nii, et kui muidu selliseid autosid, kui ümber ehitatakse, siis tavaliselt pannakse coiloverid ja sõltuvalt coiloveri tüübist ta võib olla üsna jäik või siis üsna siuke odavamatel coiloveritel võib-olla siis vastupidi hästi siuke ujuv ja siuke mitte väga täpne. Aga sellel õhu peal on täpselt siuke mõnus kombo, et ta ei ole väga jäik ja ta ei ole ka liiga pehme. Et just kui tegelikult mõnusad igapäevaselt sõidatav, see auto ju tegelikult, olgem ausad, sellega on võimalik sõita igapäevaselt, aga samal ajal, eks see ole kindlasti mõeldud ka rohkem siukeste kiirete sõitude jaoks, ehk siis tegelikult ta teeb mõlemat nagu väga hästi ja just selle õhkvedrustusega. Ja noh, samas, eks ta juba ka kõige kõrgemas asendis tegelikult on natuke madalam, kui on originaalis see auto. Ja samas, noh, kui sa tahad ikkagi showpillal nagu show'l kuhugi minna, siis see vedrustus saad ka täiesti õhu välja lasta. Nii, aga nüüd maantee. Nagu kuradi rong. Praegu, ütleme, siuke 60-lt umbes 120 peale. Mitte mingi probleemi. Ja auto on praegu nii-öelda sellises komfort seadmes. Et jah, siin kindlasti saab aru, kui palju sellel autol jõudu on. Et noh, meeldetuletus, sellel autol on circa 350 kilovatti. Tal on siis põhimõtteliselt 535 diisli E60 generatsiooni mootor, M57 ja lisaks siis hübriidturbod. Ja 8 HP käigukast. Seda ma mõtlengi selle all, et ka täiesti vabalt igapäevaselt sõidatav. Et jah, okei, kuna see on siuke veits Frankenstein, et tal see 8 HP käigukast on seal mingi nii-öelda flantsiga on veel mootori küljes, kõik asjad on custom ja katsetatud ja proovitud, mis sobib, et siis eks mingid asjad ikka on, et näiteks see käigukast natukene jõnksutab, aga arvatavasti on ka sellel olemas lahendus, et need jõnksud välja saada. Lihtsalt tulevikus siis mootori tarkvaraga, mis on tänapäeval tõesti nagu ülilahe asi, et ka selliseid imelikke nii-öelda ehitusi mingid ettevõtted nagu justkui toetavad ja teevad tarkvara sellele. Nii, nüüd jälle kiirendus. Sa lihtsalt nagu ma ei oska seda kuidagi seletada, sest kaameras see kiirus ei jää kunagi peale ja see kiirendus. Aga diislil omaselt ta läheb ja läheb ja läheb. Et tal ei ole jälle seda, et ta tõmbaks sind istmesse, vaid ta ongi nagu rong. Ta lihtsalt jääbki minema. Sa näed, kuidas see kiirus tõuseb ilma mingi draamata. Nagu kõik need helid ja asjad, need ei ole mitte midagi siukest, mis nagu
paneks justkui 2 korda vaatama. Auto enda välimus on selline, et ta paneb siin 2 korda vaatama. Kõik see punane värv, kõik see nii-öelda kroomlipp nendel velgedel ja üleüldiselt, kuna see on E30, neid ei ole väga palju ja eriti universaale, siis nagu see auto ise on igapidi eriline. Ja no lisaks siis kõik absoluutselt kogu sisu on ümber tehtud. Põrandamatt ei ole originaal, istmed pole originaal, kogu heli on nii optimaalselt ära kasutatud originaalkõlarite kohti, kui vähegi saab. Eraldi veel head unit, kõik asjad, need on ju täiesti ümber tehtud on kogu see auto niimoodi, et sa võid ka täiesti vabalt igapäevaselt sõita sellega, mis on ülilahe ja üli vapustav minu arust. Tegelikult ka aeglasemad kiirused ja siuksed künkad ja asjad jällegi tänu selle lõhkvedrustusele on väga ilusti ületatavad ja nii-öelda ka väiksel kiirusel ülimõnus auto on ses suhtes. Ja okei, kuna ta on vanem auto, midagi krigiseb põrnalt kusagilt, midagi võib-olla natuke nagiseb, aga see auto ei ole uus ses suhtes. Seda ei saa selle pilguga vaadata. Ja kui ongi näiteks mingid eriti kõrged lamavad, keerad lihtsalt talle natuke õhku juurde, auto tõstub ennast kõrgemale. Nagu igapidi hea lahendus. Ses suhtes oleks siin coiloverid, siis sa peaksid sõitma sealt mingi, ma ei tea, mis nurgaga üle nende lamavate. Mõnest lamavast suure tõenäoliselt saakski üle, sest et osad lamapolitseinikud on nagu, ma ei tea, sein keset teed, aga sellega nagu seda probleemi pole. Et ja noh, üldiselt, kuna selle auto kõik need stanged ja asjad on ikkagi suhteliselt haruldased, siis jumal tänatud, et seda probleemi pole, sest et see on päris mitme 1000 eurone pauk, kui mingi stangega midagi juhtub, sest hoolimata sellest, et nagu see auto on ilusaks tehtud, on ta ka reaalselt nagu väärt seda, sest tal kõik need, juba see rool, kui nüüd õigesti mäletan, et circa 700 eurot ja noh, stanged juurde siis veel paar tonni, et nagu see auto on ka üldiselt nagu väga hästi üles ehitatud, et ei ole lihtsalt ilus värv, mootor vahele ja that's it, vaid nagu siin on reaalselt ropult vaeva nähtud, katsetatud ja möllatud ja seda annab tunda absoluutselt igas aspektis. Et noh, ongi nagu mainitud sai, linnasõidud, maanteesõidud, kõik need on ülihead ja täiesti siuke teistsugune kogemus. Et ma olen väga üllatunud. No nii, kokkuvõttes siis see BMW E30. Siin on väga palju tehtud selle autoga, nagu siis videost aru on saada. See nii-öelda modifikatsioonide list ja üleüldse, kui nii-öelda mitmekülgne elu sellel autol olnud on väga pikk. Autoomanik saatis mulle korraliku essee Messengeri selle kohta. Et ma panen siit ekraani kõrvalt jooksma ka kiiresti, et mis sellega kõik tehtud on, et kõik need 3 mootorit ja 2 käigukasti ja igasugu kardaanid ja asjad, mis autos spagetiks on väänanud. Et väga palju on selle autol olnud siis siukseid nii-öelda muudatusi, upgrade, ümber ehitatud turbod ja nii edasi. Aga samal ajal minu jaoks, nagu siis videost aru on saada, on see üsna üllatav, et see auto on siiski nii nii-öelda igapäevaselt sõidetav. Kütusekulu maanteel 5 liitrit sajal umbes. Ja see õhkvedrustus samamoodi praegu täpselt nagu mingi showbill. Tahad sõita, tõstad üles, lamapolitseinikud pole otseselt probleem. Et jah, kui satud mõne peale, mis on justkui sein ehitatud keset teed, see on iga autoga ebameeldiv ja sellega peab natukene siis proovime sealt nurgaga minna, aga neid on väga vähe. Eks kindlasti selle koha peab olema ettevaatlikum, et see auto ise on juba, ütleme, omanik on seda nii hästi hoidnud ja kõik need lisastanged ja asjad, originaalid, mis siin on, need on juba omakorda üks on circa paar tuhat euri väärt. Et kindlasti siin on siukseid asju, mida peab jälgima, et ikkagi auto on jah, tänapäeva mõistes juba pigem haruldane auto ja samas mulle meeldivad siuksed väiksed touchid, et näiteks see BMW velg, mis seal on, et tal on keskel ei ole näiteks näha seda poldjava, et seal on ilusti kate peal ja isegi tegelikult on kate peal ventiilikorgil, mis on ka ülihea siuke väike touch ja kõik oleks puhas, kõik oleks ilus ja samas salong samamoodi. Ainus asi, mis praegu ei tööta on kliima, aga selle omanik lubas varsti korda teha, ehk siis pole absoluutse probleemi, miks sellega ei saaks sõita suvel ka. Et jah, mõni üksik asi on, mis natukene häirib, et nagu vanal autole kombeks siis midagi kuskil krigiseb. Ja pedaalide asetus juba originaalis neil on üsna naljakas, et näiteks nende jalatsitega, need ei ole väga suured jalatsid. Gaasi ja piduripedaal on põhimõtteliselt niimoodi, kui see on natukene nii-öelda rahmeldad seal või ei ole ettevaatlik, siis on suur tõenäoliselt, et sa vajutad gaasi ja pidurid korraga. Et
ise pidi alguses natuke naerima sellega, aga väga suurt probleemi see ei valmistanud edaspidi. Ja noh, üldiselt nagu juba paar korda öeldud sai, siis see auto ise on väga eriline tänavapildis. Kui keegi teab, mis seal nii-öelda kapoti all on, nagu ka enamus tegelikult teavad, siis jah, nad teavad, et see ei ole lihtsalt nii-öelda väljast ilus, et siin on tõesti igal pool vaeva nähtud. Aga suured tänud Tarvole selle auto eest, et meile seda laenasid. Kindlasti, kui sa tahad, et sinu auto ka niimoodi läigiks, noh, praegu küll sadas nüüd natuke vihma, enam nii väga ei läigi, aga nagu siin videos ta läikid on meil, siis vaata DFS Ceramic teevad sinu auto sama ilusaks. Ja kindlasti ära unusta ka brightrings.com, kalkriisvain, igasugu huvitavad maitsed seal, proovi neid ka järgi ja pese ises. Kui ei soovi just nii põhjaliku pesu nagu DFS Ceramic pakub, siis pese ises saad ilusti enda auto puhtaks loputada, et siuke suurem mustus maha ja jälle mingil määral läigib edasi nende ilusate ilmadega, nagu meil siin Eestis praegu suvel on. Kui sul endal on mõni siuke huvitavam auto, või noh, ei pea isegi olema nii huvitav auto, võib olla ka täitsa tavaline auto, siis kirjuta vain.visual@gmail.com või siis sotsiaalmeedias leiad meid vain.visual nime alt. Ära unusta ka subscribe nuppu vajutada, see on täitsa tasuta ja annab kindlasti väga palju meile tagasi, et kas meie videod meeldivad. Kommentaarid on ka täiesti teretulnud. Aga jah, eks me näeme juba järgmine kord, mis siin Vain Visual videos on. Tšau, Pilau!